Tere armsad kuulajad! Me oleme Jumala kuulajate seeriaga jõudnud nüüd teise nädala lõppu ja ma loodan, et olete läbi selle saanud palju julgustust ja häid mõtteid kaasa. Täna jätkame teemaga, kui Jumal kõnetab tervendades. Tänane kirjakoht tuleb Matteuse evangeeliumi 15. peatükist, salmid 30 ja 31. Ja ta juurde tulid suured rahvahulgad, kaasas jalutuid, vigaseid, pimedaid, kurte ja palju teisi ning panid need tema jalgade ette ja tema tegi need terveks. Nii et rahvas imestas, nähes kurte rääkimas, vigaseid tervena ja jalutuid kõndimas ning pimedaid nägemas. Ja nad ülistasid Iisraeli Jumalat. Jumala tahe on meid tervendada. See nüüd on nii tähtis teadmine, mida kaasas kanda. See aitab kummutada igasugused valearusaamad, mis tihtipeale võivad meid jälitada. Justkui nagu Jumal kiusaks meid, meile andes mingi haiguse või siis lihtsalt meid tervendamata jättes. Maailm, milles me elame, on täis pattu ja haigusi. Ja see on reaalsus, mille inimkond endale valis läbi Aadama ja pattu langemise. Nüüd lause, et Jumala tahe on meid tervendada, võib tunduda midagi, millega on raske nõustuda. Kindlasti suudab igaüks mõelda mõne olukorra peale, mis on ebaõiglane. Või olukorra peale, kus tervendamine ei ole läbi palve juhtunud. Ja selle tulemusena saabki meie usk kõigutatud. Me liigume ajas lineaarselt ja me ei näe tihtipeale suuremat pilti. Jumal on aga väljaspool seda aega ja ta teab parimat ajastust. Ja meie osa on lihtsalt usaldada, et kogu universumi looja, kes on väljaspool aega ja ruumi, seda ka päriselt teab. Nii on palju lihtsam ka seista usus, et tervenemine tuleb. Eeskätt vaimne tervenemine, aga ka füüsiline. Kõige kihvtimad tervenemislood on muidugi need, mida ma ei ole päriselt oma silmaga tunnistanud. Aga oma lühikese kristlasteekonna jooksul on mul olnud suur au olla mitmel korral õigel ajal õiges kohas, et tunnistada Jumala meeletut armu ja tervenemise kingitust. Ja see on midagi, mis ehitab vägevalt usku üles. Aga me peame olema ka ettevaatlikud, et me ei ehitaks oma usku ainult Jumala imedele, vaid võtakski neid kui kingitust, mida me ei ole mitte kuidagi ära teeninud. Üks tervenemislugu, mis mu endaga on juhtunud, oli paar kuud pärast seda, kui sain päästetud. Ma mäletan, et me olime kogunemisel Viinalasside Köie korteris ja meie kogudusest Heili küsis, kas keegi vajab tervenemispalvet. Ja mina jagasin, et mul on olnud viimased 2 aastat pärast ühte 2-nädalast intensiivset tööperioodi ühes Soome betoonitehases olnud siis 2,5 põskkoopa-põletik. Ja ma ei ole selle perioodi jooksul üldsegi väga nagu nina kaudu hingata saanud. Ja see oli üks mu suurimaid unistusi noore lauljana hingata läbi nina. Kogunesid siis koguduse kaaslased minu ümber ja palusid tervenemist mu hingamisteedele. Ma mäletan sellist tunnet, kuidas ma tundsin oma ninas sellist sulamise protsessi. Ja Heili küsis mu käest, et kuidas sa tunned? Minu eest ei olnud mitte kunagi keegi niimoodi palvetanud ja ma vastasin natuke kuidagi kohmetunult vist, et ma ei tea, natuke vist läks paremaks. Okei, kui natuke, siis palvetame veel. Vahel läheb vaja mitut palvet, ütles Heili. Ja siis minu eest palvetati uuesti ja ma tundsin märgatavat vahet. Täpselt sellel hetkel ma 100% terveks ei saanud, aga järgnevate kuude jooksul taandus see haigus täielikult. Ja ma arvan, et see on üks hea näide sellest, kuidas Jumal teab parimat ajastust. Ju siis ma pidin mingil põhjusel mõnda aega seda haigust veel endaga kaasas kandma ja uskuma, et ma saan sellest vabaks. Aga see hetk, mille Jumal selle palvetamise hetkel mulle kinkis, oli väga eriline ja see jääb mulle alati meelde. Minu väljakutse sulle täna on see. Palu Jumala käest tervenemist ja usalda teda, et ta teab parimat ajastust. Palvetame. Jumal, me igatseme näha sinu tervendavat väge, aga tervenda eelkõige meie südamed, et me saaksime päriselt terveks. Palun anna meile usku ja julgust
et palvetada nii endale kui oma lähedastele ja ka võhivõõrastele tervenemist. Amen.